head sõbrad, tervitused teile Helsingi lennujaamast. Olen teil siis taas kord peab tõdema, et selle aasta sees teist korda Tai kuningriiki. Ehk siis olen taas Taid avastama minemas ja hetkel siis Helsingi lennujaamas ja ootamas oma lendu just Pariisi. Ehk siis tegelikult üks vahemaandumine, isegi tegelikult kaks vahemaandumist ja hommikul kella 6 olen ma juba üleval Tartu-Helsingi lennu pärast, nii et ütleme ausalt, et ega väike väsimus on juba võimust võtnud, aga püüan ikkagi läbi siis nii-öelda legaalsete võtete ehk siis läbi kofeiini hoida oma närvisüsteemi ikka kerksana ja püüda selle lennureisi üle elada. Ehk siis see lendan siit Pariisi vahemaandumisega Pariisist Muscati ja sealt siis juba Bangkoki. Tegelikult päris pikk trip, aga samas elevus on suur ja ma tegelikult ise väga ootan juba sellist puhkust, kuna peab tõdema, et aasta on pikk, tegus, produktiivne, samas ka natuke väsitav, aga ma arvan, et ongi nüüd see õige aeg siin aasta lõpus korraks pistiks ennast välja tõmmata ja natuke puhata. Igal juhul ma püüan teha siis sellelegi sellise toreda ja sisuka ja võimalikult informatiivse vlogi, nii et olge te siis kuuldel ja ma arvan, et juba järgmised tervitused kas siis Pariisist või Muscatist või hoopis juba Bangkokist, nii et ehk siis näole, kui teil vastu peal. Aga jääge kuuldele ja olge mõnusad. Tšau! No nii, õnnelikult Bangkoki lennujaamas ja ütleme nii, et 21 tundi lennutundi selja taga, et näost on juba näha ka kenasti, mis väsimus tegelikult pingutab. Aga ühesõnaga hetkel olen ootamas siis oma taksot. Esimene takso lasi lihtsalt tuimalt üle. Ütles, et on kohal, aga ei ole kusagil teda näha. Nii et juba see Bangkoki selline huvitav kaos, nagu ootab mind, et selles mõttes hea tervitus on küll olnud. Aga okei, olen ikkagi jään positiivseks. Kohe siis olen suundumas hotelli. Ütleme nii, et mõnus troopiline kuumus kohe tervitas mind lennujaamast välja astudes. No, võin lihtsalt praegu täitsa eksprompt pakkuda puusalt, et pluss 24-25 kraadi. Aga mina ise olen teksade ja oma triiksärgiga ja selline hea õuke vest on seljas. Et nahapind on juba vaikselt märg. Aga okei, hästi, ma püüan nüüd takso endale leida ja siis juba hotelli suunduda. No nii, leidsime siis taksoga ennast 11 selle segasuma suvile juures ülesse, et lõpp ja kõik ja hetkel siis olengi nüüd suundumas hotelli ja plaanis on nii tegelikult, et 2 ööd olema siis Bangkokis ja sealt edasi lähen siis, nagu ajalugu kordub taas, et lähen taas siis Samui saarele, et kes juba eelnevalt teab, siis Samui saar sai siis nii pikuti lapiti kui vertikaali horisontaali eelmine kord läbi käidud, aga sellegi poolest kuidagi moodi see saar mulle südamesse puges, nii et kõik teed viivad taas mind selle kauni saarele. Aga lennureisist nii palju võib-olla, et päris väsitav. Ehk siis tegelikult mitme erineva vahepeatusega, 2 vahepeatust Pariisis ja Muscatis. Ütleme nii, et ega ei soovitaks vaenlasele ka. Ikkagi 20 tundi, praktiliselt 21 tundi lennureisi ikkagi on, need jalad on juba praktiliselt paistes ja näost on juba ka näha, mis väsimus on võimust võtnud, et päris karm. Et esimesel lennureisil absoluutselt magada ei saanud, sest lihtsalt ei tulnud und ja äärmiselt ebamugav ja kuidagi nii kompaktne ja täielikult ebamugav oli see ase seal. Aga teine lennureis juba läks natukene, võib-olla oligi, et juba olid nagu täiesti väsinud, et seal oligi juba vajadus lihtsalt magada, et nii vaimselt kui füüsiliselt olin igalt ja pidi väsinud ja lihtsalt uni lõi jalad alt. Aga vähemalt olen kohal, mis on ju peamine. Nii et okei, aga lähme siis võtame sellest Bangkokit siis, mis see kõik Bangkok meile pakub ja 2 päeva ma püüan siis oma päevi siin võimalikult sisukalt ja kultuuririkkalt toita, käia siin natukene ringi, avastada ja siis juba saarele edasi. Ütlen ausalt, ega mulle väga see selline suurlinnade melu ja kära ja selline
lisada ka, et ütleme nii, et mulle ikka meeldib öelda, et head inimestega juhtuvad head asjad, et Pariisi lennujaamas sain täitsa prompt kokku kahe samamoodi soomlasega, paariga. Hästi toredad ja lahedad ja nendega koos me seal Pariisi lennujaamas rändasime ja otsisime seda väravat taga, see oli ikka päris korralik seiklus, et ühest nii-öelda saabuvate lendude juurest järgmise väravani oli praktiliselt circa 30 minutit, nii et ja päris tugev keelebarjäär oli seal, nii et aga saime hakkama jällegi ja siis kohtusin seal veel omakorda ühe ägeda kutiga, kes oli pärit Šotimaalt, kes oli samamoodi tulnud siis, tema muidugi sihtpunkt oli hoopis Palile ja ütles ka, et avastab ja läheb reisib ja kusjuures ka täitsa ihuüksi, aga teda muidugi ootas keegi, aga sellegi poolest ütles ka, et tahab lihtsalt puhata, nautida ja avastada, et ta ei ole kunagi Palil käinud. Aga ma soovitasin tal igatepidi Aasiat, nii et ma ütlesin, et kui sa juba Aasiasse oma näppu annad, siis läheb kogu käsi ja igatepidi, et lahedad kohtumised, lahedad huvitavad inimesed ja kõik tegelikult on, kui oled ise asjadele avatud ja käid ringi nii-öelda siis selge pea ja positiivse meelega, siis tulevad need head asjad tegelikult ise sinu juurde. No nii, tervitused siis suurlinnast Bangkokist. Esimene päev Bangkokis siis ja tegelikult mul ongi ainult üks päev Bangkokis. Ja ma mõtlesin hästi palju pikalt, et siia tulles, et kuidas ma seda päeva Bangkokis sisustan. Ja ütleme nii, et kohti on ju palju, kus minna, kus käia. Avastada on palju lõputult, aga mingid otsused peavad päeva lõpuks langetama. Ehk siis läksin natukene, võib öelda, isegi lihtsamalt vastupanu teed. Tulin siis sellisesse parki, mille nimeks on Penjasiri park. Ta asub siis põhimõtteliselt Bangkoki kesklinna praktiliselt kesklinnas tegelikult. Ja kui sa vaatad seda kontrasti, siis selja taga on tohutu liiklus ja teisel pool on mõnus rahulik park, kus tegelikult inimesed tulevad. Nagu sa näedki taamal ka, tegelikult inimesed teevad kõik sporti ja mis mulle Tai juures tegelikult meeldib, et inimesed saavad oma selle kiire elutempo juurest leiavad aega ka tegelikult sportimiseks ja natuke ka vaimse poolega tegelemiseks. Et see käib loomulikult Tai kultuuriga nii-öelda käsikäes. Nii et nüüd siis nii palju, et natuke teen väikese tiiru, ikkagi kohustusliku tiiru, kui ma juba tulnud olen ja siis juba on mul plaan minna ühte ostukeskust avastama. Äkki leian endale sealt uued jooksupapud ja siis tegelikult ma mõtlesingi, et ma vist ikka luban endale ühe sellise mõnusa lõõgastava kultuurile kohase taimassaaži ka. Nii et on mida oodata. Õhtu on ees kindlasti põnev. Ja lisan siia tegelikult seda, et homme siis on mind ees ootamas lennureis. Juba ootan põnevusega ja elevusega Koh Samuile ja seal ma siis olen koguni 3 nädalat. Mul on plaanis seal teha Muay Thai laagrit, on plaanis lihtsalt kultuuri nautida, loodust avastada ja lihtsalt natuke võib-olla rohkem kõisi enda sisse vaadata, et sellist vaimset poolt ka. Aga igal juhul lahe. Mis mulle hullult meeldib, et inimesed on heast nii aktiivsed. Spordivad, venitavad ja kes lihtsalt tikutab seal taamal. Endal on natuke tegelikult kahju, kusjuures ma unustasin oma jooksukostid koju ja praegu ma tegelikult tekib juba endal ka väike sportimise isu. Nii et ma olen selle endale plaanidesse sättinud, et ma lähengi vaatan endale uued jooksujalatsid, jooksupapud. Igal juhul avastamist on, käimist on kindlasti palju ja ma olen hästi elevel homse osas, nii et ma juba ootan ennast, kui ma saan ennast vaikselt saare rüppesse sättida ja siis juba vaikselt seal sisse elada.
Tere hommikust! Tervitused teile kõigile siit Koh Samui kaunilt saarelt. Täna ei ole selline klassikaline hommik. Täna on tegelikult omakorda eriline hommik, kuna daatum näitab meil 24. detsember, mis tähendab tegelikult seda, et jõululaupäev. Ma võin teile kõigile hilinenud soovid, sest seda video näete ilmselt natukene hiljem, küll aga helgeid jõule ja rahu teile kõikidele peredesse. Nii, tänane päev on siis ka erakordselt eriline sellepärast, et täna on siis ametlik esimene Muay Thai treening. Olen siis jõudnud siia treeningkompleksi kohale. Ja kui eile sai natuke internetis surfatud, siis Muay Thai on siis, tegemist on siis võistluskunstiga. Ja Tai siis selline rahvuslik spordiala. Ja sain ka natuke targemaks nii palju, et tegemist on siis ka 8 jäseme kunstiga, ehk siis sul on töös rusikad, küünanukid, põlved, sääred. Nii et mitte 8 siis kontakti. Igal juhul huvitav. Minu jaoks on see erakordselt eriline sellepärast ka, et mina varem ju proovinud seda ei ole, nii et selline väike võistlusärevus ikka sportlasele kohaselt on sees. Ja noh, aga samas olen ise nagu mõtisklenud, et alati on hea proovida asju, millest sa ju hea ei ole, et panna ennast nii-öelda õpipoisi rolli. Rusikreegel, mis ma olen alati järginud, on rusikreegel number 1, ehk siis jälgi alati, ole alati parim õpilane klassis, rusikreegel number 2, panna ennast natukene alati ebamugavustsooni. Nii et need on sellised kaks minu sellist mõttemalli, mida ma ise endaga alati kaasas kannan. Nii et täna ma siis olen õpilane ja tulebki ennast ju õpilase rollis alati proovile panna, sellepärast, et siis õpid kõige rohkem. Nii et lähme siis vaatame üle, mis meil siis täna siin saama hakkab. Et täna ma võtan osa siis kella 8 kursusest, kell 8 hakkab siis treening pihta. Täna võtan osa siis grupiviisilisest treeningust. Ühe korra kindlasti tahaksin proovida ka eratreeneriga kätt. Et jah, aga põnevus on sees. Lähme proovime siis selle omal nahal ära ja tule ja vaata siis, kuidas mul läheb. No nii, esimene treening selja taga. Teeme sellise kuuma kartuli, kuuma emotsiooni, ehk siis kohe treeningu järgselt selline värske ahjusoe sai. Väga huvitav kogemus. Ütleme nii, et ma mõtlesin juba esimese hüpitsa ajal, kui 5 minutit pidi hüpitsat tegema, et teise minuti ajal, et minu treening siin piirdub, aga ikkagi sain selle 2 tunniga päris kenasti hakkama, et pigem hindeks annaksin, ma arvan 3+4-. Esimese korra kohta pole üldse paha. Et seal taamal taustal on selle koha omanik ja treener ühtlasi. Fas! Yes! My friend! Mr. Rambo! Yeah. Kevin Rambo. Fas pani mulle ka tegelikult hüüdnime juba kohe alguses, kui ma tulin. Ta küsis, mis su nimi on. Ma ütlesin Kevin. No you look like a Rambo. Nii et ma terve treeningu vältel olingi Rambo. Nii et otsale Kevin Rambo. Aga äge, mitu erinevat treenerit, sai päris palju erinevaid uusi tehnilisi nippe, nüansse selgemaks. Ja 2 tundi ikka täiesti lagi higistamist, et Fas? He's number 1. I was good? All is good. Profid teavad, mis profid räägivad. Aga 2 tundi täiesti higistamist ja ikkagi täis aeroobne baas peab siin all olema, et ilma ei saa siin absoluutselt hakkama. Eks lihasmass mängib päris tugevat rolli siin ja mida suurem lihasmass, seda väiksem vastupidavuslik töövõime ka, nii et reaalsus. Aga igal juhul, võtame siit otsad kokku, äge kogemus. Väga positiivselt olen häälestatud ja friend. Ja ma arvan, et homme juba taas siis siin. Et kui miski teeb sind alandlikuks, siis ma arvan, et see ongi tai-boksi treening, mis teeb sind alandlikuks, siis tegelikult sa saad aru, kui nõrk sa oled, kui nii võib öelda. Et pigem alati olla võimalikult
võimalikult alandlik ja mitte ennast kuidagi ninapidi päevasse ajada. Ma arvan, et see on võib-olla see üks õppetund, mis tänasest treeningust kaasa võtta. Nii et videoresii lõpetab siinkohal ja liigume päevaga edasi. Tervitused siit Koksamoilt, Vas Muay Thai Gymist ja järgmiste kordadeni. Tšau! Sawadika. Sawadika. Sabadi mai. Sabaydi. Sabadi. Hello. Grüß Gott. Grüß Gott, Sabadi. Abidere. Kun คุณชื่ออะไรครับ ชื่อมีตังคุณชื่ออะไร ฉันชื่อเค้งค่ะ คุณอายุเท่าไหร่ คุณอายุเท่าไหรEnglish 32 โอ้นี่10คุณชื่ออะไร มีตัง มีทังคุณหาวตัวอะไรครับ 10 ใช่ครับ ใช่ค่ะ สวัสดีครับ โอ้ thank you ค่ะ Good Good บ๊ายบาย Bye No nii, viimane päev reisist. Tulin siis Bangkoki ja lennuni meil aega päris tubli 5 tundi, nii et ja sõbra soovitusel tulin sellisesse kohta nagu Rakma Häng. See on siis circa 40 minutit lennujaamast. Päris selline korralik trippimine oli siit siis rongiga ja tulin siis sellisesse kohta nagu Happy Land. Ja mis ma siit ikka võtsin endale ühe ahvatleva sushi. See sushi partii oli seal lihtsalt nii söömakutsuv, et sellel oli raske kätt ette panna. Ma valisin sealt selliste 5 kõige meelepärasemat välja. Nii et korralik melu on ikka siin Bangkokis, et igal sammul on selline sigini sagin. Nii et aga igal juhul naudime head paremat toitu enne ära lendu ja uudistama natuke veel Happy Landi. No nii,
3-nädalane Tai reis on siis märkamatult, kui nii võib öelda, möödunud ja selja taga ja nüüd siis hakkab tagasi kodupoole reis pihta. Et mis sellest reisist siis kokku võtta või mis sellest reisist endaga kaasa võtta, on eelkõige see, et Tai on üks kummaline maa, kummaline kuningriik, kus aeg toimetab omasoodu, et aeg ei suru, aeg voolab. Kogu see kultuuriline mitmekesisus ja kõik see selline troopika ja see inimeste selline soojus ja autentsus ja siirus, see on midagi sellist eriskummalist, et see mõjub, jätab jälje hinge teistmoodi ja see kuidagi tuleb iseendaga kaasa. Tai annab selle sulle kaasa ja nii on, et kurb aga tõsi, et iga asi saab korra läbi ja see reis siis ka samamoodi nüüd ja siin, nii et igal juhul 3 nädalat oli seikluste rohke õpetlik. Üks reisimine on kindlasti päris väljakutsuv just selle poole pealt, et ise vastutad, ise teed ja reisimine tegelikult üldse on, mina leian, on vajalik ennast korraks välja lüüta, pistik seinast tõmmata, et vahest peab korraks eemale minema, ära minema, et jälle edasi liikuda ja et tuleb neid patareisi jällegi laadida, et kui paugutada sellise korraliku elutempoga, siis nii on, et nagu mulle meeldib öelda või mulle meeldib tsiteerida ühe kuldse klassiku poeetilise sõnu, et puhkus on diploe salarelv, nii et õige puhkus ja taastumine, see annab ka tegelikult edu või eelise siis muude asjade ees. Aga jah, ja loomulikult see Tai see selline rahu ja iseenda võib-olla ka leidmine, kui nii võib öelda. Et alati sellised need märgid ja kõik vastused iseenda sees ei tulegi selliste fanfaaridega, vaid hoopis selliste vaiksete märkidena, aga neid tuleb lihtsalt ise ära tunnetada ja iseenda sees need vastused leida. Igal juhul väga südamest tuleb rahu, on selle reisiga taas kord kaasnenud ja siiras rõõm tegelikult on ka, kuna sai jällegi väga huvitavate inimestega tutvuda ja ei ole reisil olles selliseid peapsid või struktuure või mingi kindlat graafikut või millegi järgi talitlemist või mingisuguseid selliseid kohustusi, mis peal pressivad, vaid lihtsalt lasedki ajal lihtsalt kulgeda ja spontaanselt ja orgaaniliselt sellega kaasa minna. Et tore. Ma usun, et ka näost peegeldab natukene selline rahulolu vastu. Aga nüüd ma olen lennujaamas ja lennujaamas, ma ei tea, kust olete kuulnud sellist lennujaama teooriast, kuidas lennujaama teoorias tegelikult on lennujaama teooria on selline teooria, kus inimesed tegelikult ju kõik liiguvad kuskile poole. Kes alustab uut elu kuskil uues riigis, kes tahab alustada mingisugust uut unistust, kes on võib-olla leidnud endale armastuse, kelle suunas ta liikumas on, kelle suunas ta teel on, kes on võib-olla oma südame murnud sellepärast, et on tulnud kuskilt teisest riigist ja pidevalt jätma oma kallima. Iial ei tea, mis on inimene sinu kõrval, kes istuval inimesel, mis tema läbi elanud või läbi teinud, et iial tema sisse ei näe. Aga kõigil on oma lugu jutustada ja kõigil on oma teekond, mida nad käivad, nii et ja lennujaam on hea ehtne näide sellest, kuidas aeg on pidevas liikumises, aeg on pidevas voolamises nagu vesi, mis ei peata, et kogu aeg see ju liigub kuskil suunas. Nii et kas siis keegi läheb oma unistusi täide viima, kas siis keegi tahab oma elu kardinaalselt muuta. Aga lennujaam on koht, kus siis need asjad tegelikult kõik juhtuvad. Üks väike otsus, üks väike muutus, üks väike lend, üks väike lennupileti ostmine võib muuta sinu elu 180 kraadi ja nii on, see on elu. Igal juhul tore, sellised minu mõtted, äkki selline refleksioon, mis mul on siin ka endal peast läbi käinud ja igal juhul järgmiste kohtumisteni ja ma usun, et ega see Tai maa, mis on minu südame ja hinge vaieldamatult võitnud
ja kindlasti viimaseks käiguks siin, nii et ma usun, et õige pea ma olen siin taas tagasi. Igal juhul ma loodan, et nautisite seda minuga taime avastamist ja juba siis järgmiste väljakutsete, järgmiste kohtumisteni, järgmiste reisideni, järgmiste seiklusteni. Olge te hoitud ja näeme juba. Tšau!